Lähme Leetu. 4:24 oli mul äratuskell onju. Ja siis ma olin nagu mingi, kuidagi nagu liiga vara on, eks ole. Ja siis ma nagu mõtlen, et aga ma ei lähe kooli, ma lähen Leetu. Ja see on alati see, et kui sa pead minema võistlema, siis sa ärkad nagu mingi piu. Aga kui sa pead minema kooli, siis sa oled nagu... Reaalselt. Ühed on juba teel, teised hakkavad minema 2 tunni pärast ja kolmandad lähevad 3 tunni pärast. Ja me läheme kõik eraldi, vaatame, kas me jõuame õhtuks kohale, samasse kohta, samasse riiki. Fingers crossed, näeme. Hello. Mis kell on? 47:14, 47. Ja mis kell buss läheb? 14:45. Me ootame kohveid. Kas me jõuame või? Parem oleks. Jana hakkab nüüd juukseid sirgendama. Päris kuum on juba. Tunnete? Aurab. Tunnete? Aurab? Oota, süga mu selga ja aura ära. Saime Jana juuksed ära sirgendada. Täiesti teine inimene, eks ole? Reaalselt. Ei no pigem on nagu full teine inimene. Sirged. Esimene tund on sõidetud. Tudu. 3 tundi sõidetud, emotsioonid on. Me oleme Riia bussijaamas. Tuleb teki peale, matame maha. Kõik läinud. Tam. Me jääme siit igatsema. Oi, mul oli mu pea ära. Sa oled vaata, kui valge sa näost oled. Siia memmeke, mul on ploomegi. 1 tunni pärast jõuame Klaippedasse. Šauliai. Kuskil Leedus. Me oleme nüüd kuskil Leedus Šaulalais. Meie buss on seal ja Charlotte on ainuke inimene, kes sinna sisse jäi. Me oleme kuskil, siin on Hesburger, siin on palju autosid. Vets, see maksab, kas ta ei maksa? Mul ei ole raha, no money's. Miks meil siin viipemaksed ei ole? See on vets. Ei no, see on siis sama keskus, ma ju sain siin tasuta. Aga keegi teine läheb täpselt just vetsu. Siis nagu, me oleme reaalselt Tallinnast saati, tahame vetsu minna. Sellepärast, et meie bussiline, meil oleks pidanud olema 20 minutit Riias aega, et vetsus käia, me pole siin nüüd süüa. Kõigi läheb. Rahu. Oota, siin saab niisama vetsu tasuta. Okei, ma pean nüüd Charlotte, et mine palun teisele korrusele vetsu. Me saime nüüd ilusti vetsus käidud successfully. Tasuta. Oh my god. Väga hästi planeeritud, et me lihtsalt läksime. Saime vetsu. Jooksime äkki vetsu. Ma ei saa aru, kes see paneb vetsud maksma. Ei ole nagu, sul on ees seal korrusel. See on nagu my human right, et nagu vetsus käia. Ja nagu sul on ühel korrusel on tasuta ja teisel korrusel on nagu tasuline. On ju? Okei, seal on mingi mees. Ne bussijuht on ka siin, istub. Oi, aga mis see ikka? Isa, see mitte? Ei saa. Oi, ma olen lihtsalt veits nõrk. Me sõitsime. Kuhu? Edasi. Ma olin paanikas. Ma lihtsalt karjusin. Nagu me ei sõida. Me peatume. Ja siis nagu see bussijuht oli nagu mingi. Oi, meil juba. Ma mingi. I don't have my friends. Sa mingi. I don't smoke.
see oli kohutav. Okei, meie jõudsime Janaga, Charlotte on teises toas. Me oleme siin oma toa juures. Me teeme ukse lahti esimest korda. Ukse lahti. Ma ei saa usta. Sellised kaadrid. Oh, nii. Ma siin ukse lahti. Oota, pime, oota. Okei. Sellised 2 voodit. Kas see peaks olema kahene tuba või? Ei, see peaks 4 olema. Oota. Oh shit. Lisatali, me kogume siin! Me võtame selle. Me kogume siin! See on meie. Jah, olemas. Kas siin käib tuli ka või? Ma loodan. Oota, siin käib. Näete, me võtame Janaga selle suure voodi. Me oleme kohal, alustasime sõitu kell 12.30, kell on 22.26. Me jõudsime Klaipedasse ja sõidu ajal me lugesime kõiki Hesburgeri deposi kokku ja siis väga tasavägine oli. Praegu on seis 7-6 ja Hesburger võidab. 8-6 ja Hesburger võidab. Oh, mul on 5 inimesi, nad söövad. Neil on kott. Oh my god, nad on meie mees. Nad olid sealpool ja karjume, küll nad kuulevad. Ma arvan, nad on kõik äärmised. On elada. Nad olime külla teele. Me vaatame aknast välja, me näeme teid. Kohver lasi vett läbi ja nagu kõik riided on sõbed. Ei ole nii. Oi appi. Me oleme Leedus! Nüüd me tahame teada ju. Hakkasin naerma, mis seal etas välja. Ja siis ma olin mingi kala on lennumas. Aga lihtsalt ma pean tegema. Terast oli nagu nii, kui Sa näed seda ise homme nagu koheselt. Nagu sa saad aru, mida ma mõtlen selle all. Sa korraks otsa ja sa saad aru, et nagu mingi ta on hea. Story time! igatahes me siis sõidame, on ju, oma bussikesega Tallinnast Riiga. Nii, ja siis me pidime jõudma 25 on ju. Ei pidanud. Ei, mitte 20-25. 15:45. Ei, 25 ja 45 pidi buss minema. Jaa! Me pidime jõudma 25, aga kell oli 47 ja me olime endiselt bussis. Nagu Ja- see, mis sõitis siis Tallinnast Riiga. Jep, ja meie pidime saama siis 45 läks buss välja Riiast Klaipedasse. Kell on 47 ja me oleme endiselt nagu selle bussi peal, mis alles Tallinnas alustas sõitu. Ja me oleme nagu mingi, et Kas me jõuame? kas me jõuame, millal järgmine buss läheb. Jah. Nad siin olid juba nagu mingi Paanika. emps, paanika. Ma veel emmele ei helistanud. Ja õnneks, sellepärast, et nii kui me välja läksime, me saime kohe kohvrid ja meil oli põhimõtteliselt minna ainult üle tee ja kohe ootas seal selline väike bussikene. Nagu reaalselt siuke. Nagu literally siuke. Pisikene, no see kõige minimbuss, mida te üldse võite ette kujutada. Jah. See oli meie buss. See oli nagu autobuss, mis oli ka. Ja siis kui tulid nagu 3 tšikki elu eest jooksuga, siis see bussijuht oli seal nagu vaatas korra meid. Siis me ütlesime, et meil on kohvrid. Ja siis ta tuli ja peksis need sinna sisse. Meie läksime sisse ja siis me jõudsime niimoodi, et me sõitsime mingi 2 tundi või äkki. Selle esimese pausini. Ja siis see bussijuht tuli maha, läks tagant mingid kohvrid võtma teistele nendele inimestele, kes seal olid. Ja siis me olime nagu mingi, me ei olnud veel hommikust saadik keegi käinud vetsus. Meil läks buss hommikul vara ja kell oli juba mingi 6 välko. 5-6 jah. 5-6, midagi sellist. Ja meil kõik põhimõtteliselt nagu kõigil olid jalad ristis seal bussis ja see buss sõitis nagu mingi bum. Ehk siis lõi täiega vastu põit ja siis me olime nagu mingi veits sellised. Ja siis igatahes kui me seisime ja bussijuht tuli seal välja, andis neid kohvreid seal teistele nendele inimestele, siis see bussijuht ja kõik teised inimesed läksid minema. Ja siis me seisame, istume seal bussis ja oleme nagu mingi Kas me võime ka? Kas me võime ka ära minna? välja palun. Me tahame pissile ja siis otsustasime, et üks jääb bussi.
Need tüübid lähevad vetsu otsima. Nad läksid vetsu otsima, aga juhtus selline asi, et kui samal ajal, kui nemad vetsu otsisid, tuli bussijuht tagasi koos kõikide teiste inimestega ja me hakkame sõitma. Ja ma olen seal nagu nagu minu inimesed on puudu nagu no, kohe seisad on ju. Aga samal ajal nagu kui me hakkasime sõitma, ma räägin nagu teise oma tantsjaga nagu läbi voice'i. Siis ma räägin, siis ma olen mingi Rebecca, ma ei saa sinuga rohkem rääkida, me liigume ja mul ei ole nagu Lisetelit ja Jaanat kõrval. Ja siis ma reaalselt olen nagu kõige taga seal minibussis on ju. Täiega olen nagu no, stop. Ja siis see bussijuht nagu jääb seisma, pöörab ümber. I don't smoke. Minu õpilasi nagu mu tantsijad ei ole nagu appi. Ja siis ta mingi vaatab uuesti mingi midagi pomiseb, nagu reaalselt ma ei saa mitte midagi aru, sest et nagu esiteks Leedu need inimesed, keegi siin ei räägi inglise keelt ja siis põhimõtteliselt me seisime. Tulevad need tüübid. Üli äksi täis, mingi vikerkaar ja päike ja kõik on üli hästi. Ja siis... Ilusti vetsas käid, väga mõnus ja toore aega on. Tulevad sisse, tead, vets on teisel korrusel, see on tasuta. Ja ma olen nagu mingi, mul just oli südamerabandus sellepärast, et me hakkasime sõitma ilma teieta nagu. Ja siis ma ei saanud vetsu, aga ma sain oma lapsed tagasi. Mis see on? This is very cool, take it or leave it. I said take it, why you leave it? Why you downstairs? Come upstairs. I'm sorry. I feel something wet. This is now wet. It's wet. Oh no. No, it's not wet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja me saadame sulle Lottele video, et vaata, siin on kaubarong. Siin oleme meie. Me oleme just jõudsime ja nüüd me vaatame kaubarongi. Leedu kaubarong. Väga pikk. Siiamaani lõppa. Juba 18 sekundit rohkem. Kaubasadam. Nii näista. Lõpp. Let's go. Yay! Finish. No tule sisse nüüd, mis sa passid? How we feeling? Pane käed risti ja naera nii. Tee niimoodi, sa hakka niimoodi. So I don't hear. You need more screaming. Can you do it? 3, 2, 1. With this we will start. Hip hop, solo girls, and Demonstraatsiooni, otse lavalt. And 1, 2, 3. And 2. And now 118. 1. Mis sa teed? 162, 163, 164. Let's go. Cheerleaderid. And now dancers with the numbers 275, 27. Kell on 16:19. Me oleme ajakavast umbes, ma ei tea, 2 tundi vist taga. Ja praegult on olukord niimoodi, et kõik soolod on tehtud. Duodest on ka kõik tehtud peale siis Jana ja Charlotte oma. Ja siis ma ei tea, millal tuleb Small. Midagi peaks siis Small tulema. Muidu päris ajakava järgi peaksime kell 6 hakkama vist. Aga no äkki oleme 12 kodus.
Närvis või? Aga sina? Närvis? Patsi punumine. Master Dance Nation. The competitions are always well organized. We especially want to highlight that they are treated always with dancers in mind. That is very important to us, and we truly Meil lõppes just võistlus. Vaadake, kui ilus. Nii lahe. Siin on meie squad. Kuidas meil läks? Mis asi läks hästi? Me survivasime päeva. Jee, mis on meie õhtune dinner? Jana, mis kell on? Kell on 22:02. 22:02. Meie võistluspäev on lõppenud, näed. Jalutame koju. Charlotte, Rebecca, Alina jalutame tiba-taba koju, ostsime endale süüa. Väsu, aga väga fun oli ja tujud on head ja väga fun oli ja väga kõva. Vali. Mu kõrvad oleks nagu uuesti sündinud. Ma kuulen, kuidas mu aju teeb midagi, mida ma pole mitte kunagi kuulnud. Ma tunnen oma mingit sisemisi hääli. Keegi räägib minuga siin. Saiko. Päkapikud. Liseteli, räägite teile nüüd Päkapiku lugu oma soolust. Põhimõtteliselt ma siis tegin soolot, onju, ja Charlotte nipp mulle, kuidas siis nii-öelda Lisetelit tantsima panna. Jah, paremini tantsima panna ja keskenduma panna. Ta ütles, et ma pean põhimõtteliselt päkapikke püüdma, jääkorrudega võitlema. Ja külma duši all olema. Ja see töötas. Ma võitlesin jääkorrudega. Seal oli vahepeal sõda ka. Mul oli sõda ka. Mul on väga ikooniline tantsmove. Tere! See on nii lühike poiss, sellepärast ma tere öelda. Igatahes jaa, väga fun oli. Issand autod kivavad. Ja no eks näis, millal me siis lõpuks koju jõuame. Kas sa lõpetasid oma jutu ära või? Jah. Ma kadus hääl ära vahepeal. Aga see tuleb tagasi. Jah, vaikselt tuleb. Mul kadus ka vahepeal ära. Aga tuleb ka vaikselt jälle. Ma vahepeal kaotasin Liseteli ka ära. Aga seda juhtub mõnikord. Ma leian alati üles. Ja täpselt. Me oleme siin jälle nii, et kõik on korras. Väike, et valist on nagu. Ja siis oi, ma olen siin. Jaa, homme näeme. Meile tulevad veel lisaks meie stuudio ja Võru tantsukeskus. Ja siis tantsugeeni esindab veel Monika, kes siis tuleb hiigelsuure kambaga. Võttis kaasa ka endale kampa sorteekad ja neid on laval 99. 99. Vau! Nagu ma olen nii elevil, et nende tantsu näha. Ja kui ma ei kujuta ette, ma kujutan ette ainult kõige paremat lihtsalt. Ja ma tahaks juba olla nagu, ma tahaks ennast kõrvalt näha, kuidas ma lihtsalt vaatan seda tantsu, ma olen mingi vau! Hello, get ready with me. Täna on meil teine võistluspäev. Kell on 10:47, kell 12 peame siit hotellist väljas olema. Ma hakkan meiki tegema, sest kuigi meil on aega seal koha peal ka, et meiki teha, siis ma ei viitsi. Ma pigem kauem linna peal uurin linna. Ja ma tea, käin shoppamas särki, mis saab võimalikult hilja nii-öelda sinna koha peal ise minna. Make-up tutorial done. Lähen hängin veel teistega ja siis kell on 11:20 ehk siis mul läks kell 12. Ma ei tea, me käisime eile siin poole. Pange silmad kinni.
see pidevalt olema nagu mina. Kinda on. Oh my god, kui laheda vaateratta me leidsime. Ja pluss, taga on mega suur kuu. Ja siin on isegi, see on kuusepuu, oh my god. Igal juhul me tulime nüüd välja. Pidime Ikisse minema. Me leidsime sellega. Aga me leidsime mega nunnu koha, kus pilte teha ja siin on ka siuke väga fancy asi. Ja nüüd me lähme Ikisse ja siis me käime veel linna peal ringi ja me näitame teile veel. Me tulime bussi sisse ja see buss on üleni roheline, nagu roheliselt valgustatud. Kõrgus sumisemas merepesed, mis alatasa ei kuulust. Tere hommikust. Kell on 4:42. Kus sa tead? Ma olen ise kell. Nii, kell on liiga vara, et midagi tegelikult sellist teha. Aga jah, und ei ole. Nii et midagi peaks ikka tegema. Õhtuti elu. Mul ei ole praegu küll, aga see tüvi on ja sellist peaks sööma. Ja nüüd me lähme Mäekülla, siis võtame sealt kedagi. Ja siis lähme Põlvasse, võtame sealt mõned peale ja siis me lähme lõpuks Võrru, võtame sealt asjad. Põssad? Võtame sealt põssad. Inimesed ja teised peale ja siis lähme veel poole. Ja väga huvitav pikk sõit tuleb fun. Tere päevast! Tere! Kell on 13:40 ja me oleme jõudnud Leetu. Aga meil on siiamaani veel mingi tund aega sõita sinna, kuhu me peame minema. Ja kõik teevad juba patse. Ja kõik panevad juba valmis, ma ei saa aru. Meil on nii palju aega. Meil on asi kella 8. Võib-olla on ajaga maas, ma ei tea ju. Võib-olla läheb, ma ei tea. Ja siis no... Üks, kaks, kolm! Let's go! Just gotta take it slow. 4, 8, 4, 99 brilliant birds.
tohuti head, meil on kõik asjad käes, osadel pole jopesid ja olukord on väga puum. Ja nüüd me oleme kodutud ja me peame kella 1:30 põhimõtteliselt ootama. Kell on 11:30. Pole hullu, ikka juhtub. Me kõik oleme hästi. Need ka tahavad magada või? Andke meile otse reportaaž. Mis kell on? Kell on 23:48. Ja see tuleb 00:15. Ja mis toimub üldse? Me rändasime siia, sellepärast et meil ei ole mitte kuhugi minna. Miks? Sellepärast, et see bussijuhid magavad, on ju. Ja niimoodi rändasime. Meil on jõulumuusika! Ei. Aga mitte kuskil ei ole. Charlotte, mis siin toimub? Kas te ei värvigi kell 1 öösel Circle K-s? Pildi värki. Ma küll värvin, sest miks mitte? No välja see sealt tuli. Aitäh teile! Hello! Tere hommikust! Kell on 11:29. Me sõidame Tallinna poole. Põlvakad ja võrukad oleme maha pannud. Just käisime Mäekülast läbi, jah. Ja nüüd on ainult meie tantsugeenikad siin bussis veel. Eile oli suht siuke seikluste rohke, ütleks. Kas me teame, mis kell me ära saime seal võistluspaigast või? Nagu mis kell meid välja visati? Mingi 11. Okei, no mingi 11 aeg visati meid võistluspaigast välja. Ja visati sellepärast, enne see algas üldse sellega, et võistlused said läbi mingi 10 aeg. Ja siis Madisel kadus ära telefon, mis laadis. Ja lõpuks see tuli välja hoopis kuskilt nagu mingi taga ruumist. Nagu me panime Snapi locationi sisse, siis käisime selle järgi, siis otsisime Madise telefoni. See sai leitud, nagu sellega saime nagu tšin-tšin, väga hästi oli sellega. Siis me küsisime, et kaua me võime seal võistluspaigas olla, siis meile öeldi, et hetkel tuli nagu koristaja seda võistluspaika koristama ja kui ta jõuab sinna ette ruumi, siis me peame sealt ära minema. Siis ta jõudis mingi 10 aeg sinna ja siis me mõtlesime nagu... 11 aeg, sorry, jah. 11 aeg jõudis sinna nagu meie juurde ette ruumi. Ehk siis me pidime nagu lahkuma võistluspaigast ja ei saanud sinna jääda. Ja meid oli mingi 40+. Õues oli külm, tuline, väga tuline. Bussi meid ei lastud, sellepärast, et bussijuhid pidid magama, buss pidi seisma ja need on mingid bussiseadused, et sa lihtsalt ei saa kuidagi midagi selle vastu teha. Niisiis, osad tantsid, kes tulid siis laupäeval alles Leetu, nad jäsid oma joped, kõik nagu soojad riided bussi ja nad olid literaali pusade väel öösel Circle K ees. Miks me Circle K ees olime, oli sellepärast, et see oli ainus koht, mis oli lahti Leedus öösel peale 12. Ja siis me lõpuks läksime Circle K-sse ja kui me sinna jõudsime, siis Circle K oli kinni. See oli pausil, me pidime pool tundi seal Circle K ees lihtsalt seisma ja külmetama, sellepärast, et Circle K oli keset ööd pausil. Aga sealt tagatastus oli jõulumuusika ja see oli väga vibe. Kõik oli happy jõulumuusika, mis niimoodi raputab. Ja lõpuks, kui see Circle K töötaja tegi meile selle ukse lahti, siis me reaalselt läksime sisse ja me tegime talle öösse sellise kassa, et reaalselt. Kui lõpuks me olime seal mingi tund aega tiksunud ja nagu oma toitu söönud, siis see Circle K töötaja tuleb minu juurde mingi, et miks ta ära ei lähe. Nagu
nagu ülisõbralikud tegelikult. ei ta ei olnud üldse, nagu ta lihtsalt oli uudishimulik, et nagu ta nägi, et meil olid nagu söögid otsas, aga me nagu endiselt tiksusime seal. Ma ütlesin, et no, et me peame tegelikult veel 2 tundi siin tiksuma. Ja siis ta oli nagu mingi, et miks te koju ei lähe? Kus teie kodu on? Kus te nagu pärit olete? Siis ma ütlesin, et me oleme nagu Eestist pärit, siis ma selgitasin neile ka, et buss peab nagu ootama, bussijuhid peavad magama ja nagu me ei saa mitte midagi teha, me ei saa bussi. Ja siis ta oli nagu, et on nii palju ju. Kuidas nagu saab keegi nagu lastele niimoodi teha, et nagu ta ei anna nagu sissepääsu bussi, ta ei anna mitte mingeid nagu pusasid, jopesid, mütse, salle lastele. Ja siis ta imestas, me imestasime koos temaga, siis me veits nagu magasime seal poolunes, ma joonistasin. Väga nüüd terve aeg. Ja siis me mängisime seda tabelit ja tegelikult see aeg läks seal väga kiiresti. Läks küll üllatavalt, jah. Ja siis lõpuks, kui kell sai 2 öösel, siis kõik olid nagu minema bussi poole täie rauaga. Aga me käisime kogu aeg niimoodi, et meil olid ju kohvrid ja asjad kaasas. Ainuke asi, mis me jätsime sinna võistluspaika kõrvale, peitsime kuskile nurga taha, olid kõik need dekoratsioonid, batuudid, no kõik, mis meil lavaga koos, siis nagu meiega koos laval olid. Ja siis, kui me jõudsime tagasi, kõik olid ilusti olemas ja siis tuli kaua oodatud kaunis hetk. Meie buss saabus. Ütleme nii, et... Räägi. Ütleme nii, et praeguseks hetkeks olema suht tülin sellest bussist, aga see hetk oli küll nagu, oh my god, soe buss, ma saan koju lõpuks. Nüüd tahaks nagu päriselt koju, nagu siit bussist maha. Pesta tahaks. Paluks andke mulle vett. On ju. Aga muidu on siuke korralik seiklus oli seal eile õhtul, öösel, ja aga nagu kõik läks tegelikult hästi, kõik oli tegelikult väga tore ja jah, emmed olid mures, issid olid mures, aga tegelikult see seltskond, me ise hoidsime tujud kõrgel, üleval, kõik oli nagu ülimalt positiivne ja olime üksteisel olemas. Nüüd, kuidas meil läks? Me saime Infected Galaga, saime 2. koha. Ja Monika ja Šatee ühine tants sai 3. koha ja see oli ülimalt tore, et me saime koos jagada poodiumi. See oli nagu reaalselt, see oli nagu ulme, see oli eufooriline, see oli super lahe. Next level, see oli mega cool. Ma ei tea, nüüd varsti oleme Tallinnas. Lähme trenni nii-öelda. Meil hakkab trenn. Me oleme kõik nagu hääletud, väsinud, aga kui me tulime eile bussi, siis põhimõtteliselt vaikus oli nagu totaalselt kohe. Ja kui keegi tahtis vetsu minna, siis nagu kõik magasid nagu kuidagi üle toolide all, nagu reaalselt igal pool. Ja siis, kui sa tahtsid vetsu minna, siis sul oli nagu slaalom. Sa pidid reaalselt ronima kuskilt toolide pealt, minema alt kuskilt kõrvale, siis sa astud kusagile, siis mingi oi, kellegi jalg, astud teisele poole, oi, kellegi käsi, astud 3. kohta, oi, kellegi pea ja siis sa oled nagu mingi oh my god ja see oli nagu reaalne mingi see Ninja Warrior, see algus seal, kus nad peavad jooksma ja hüppama. Vot see oli meil siin bussis. Pigem oli nagu, ma ei tea, ma ka mingi, siin oligi nagu öösel oli pime ja siis ma panin nagu selle taskulambiga üritasin nagu leida, onju, ja üritasin vältida inimestele peale astumist. Ikka ma nagu, oi, I'm sorry, siis ma mingi näitasin kellelegi seda taskulambi mingi silma ja siis mingi, vähemalt. Keegi on pahane, aga vaata, kui sa oled unesegane, siis kõik nagu teevad silma tahti nagu, mida? Oi, no mis toimub, mis asja? Number 1 emotsioon, siis kõik oli, mida tahad? Lase mul magada. See on naljakas. Pigem. Aga ma ei tea. Meil tuleb nüüd iga päev mingi vlogmassi video, ehk siis tulevad challenge'id, tulevad veel sellised vlogi stiilis asjad, tulevad esinemised, tulevad võistlusi, mis rohkem meil detsembris ei ole. Aga te saate tutvuda iga tantsugeeni treeneriga, te saate näha tantsugeeni õpilasi, tantsijaid, nii suuri kui vanu ja siis miskit muud kui pange see subscribe ja pange like ja